Aastaid peeti Venemaad üheks maailma kõige moodsama armeega riigiks. See väide hõlmab ka nende lennukeid. Kui läänel on F-22 ja F-35 ning Hiinal J-20, siis Venemaal on Su-57 Felon. Paberil on see 5. põlvkonna varghävitaja, mis on loodud Nõukogude geeniuse põhjal, vormitud aastakümnete lennundusmeistrite kogemustest ja soovist ületada Ameerika konstruktsioone. Moskva nimetab Su-57 Vene õhu- ja kosmosejõudude kroonijuveeliks. Riiklik meedia nimetab seda revolutsiooniliseks. Üks Vene kindral väitis isegi, et see on peaaegu saamas maailma esimeseks 6. põlvkonna hävituslennukiks. Aga see lugu hakkab nüüd tunduma auklik, sest Su-57 ei ole kroonijuvel. See on hoolikalt hoitud illusioon. Ja seda kinnitavad tegelikult statistika, andmed ja katsed. Sealhulgas need, mis pärinevad Su-57 looja, Vene lennukitootja Suhoi enda patenditaotlustest. Selgub, et Su-57 võib olla nii ülehaibitud, et püstitab rekordi oma jõudluse ja võimekuse kohta käivate eksiarvamuste arvult. Täna kavatseme selle illusiooni purustada. Aga enne kui läheme numbrite juurde, määratleme täpselt, mis asi 5. põlvkonna hävitaja üldse olema peab ja mis veelgi olulisem, kuidas see erineb eelnevatest põlvkondadest. Sest selleks, et mõista, kui palju Su-57 alla jääb, pead sa aru saama standardist, mille järgi seda hinnatakse. 4. põlvkonna hävitajad on lennukid nagu F-15, F-16, MiG-29 ja Su-27. Need on tehniliselt külma sõja lennundusmõtte tipp, projekteeritud 1960. ja 1970. aastatel. Need on kiired, väga manööverdatavad ja suudavad kanda muljetavaldavat relvastust. Külma sõja ajal kehtis lennukite puhul põhimõte, et suurem on tavaliselt parem ning nähtavad relvad suudavad pakkuda piisavalt hirmutavat mõju, et proovida vastast rahustada ilma kallist varustust tegelikult kasutamata. Seda muudab keerulisemaks asjaolu, et radarid ja tuvastussüsteemid olid pärast 2. maailmasõda alles oma algusjärgus. Radari ristlõike mõiste oli küll atraktiivne, kuid see polnud midagi, mida hävituslennukid aktiivselt tähtsustasid. Selle asemel kandsid 4. põlvkonna lennukid oma rakette ja pomme välistel relvapüloonidel, mis on radarile nähtavad ja suurendavad lennuki üldist radarisignaali. Radariseadmed ise põhinesid erinevatel põhimõtetel, ilmselt seetõttu, et tol ajal ei olnud meil paremat tehnoloogiat teada. Nii et 4. põlvkonna radar, mis saadab signaale välja, annab samal ajal oma asukoha teada kõigile, kellel on vastav varustus. Ja kuigi neid lennukeid saab täiustada parema avionika, isegi täielikult digitaliseeritud süsteemide ja uuema radariga, ei saa neid põhimõtteliselt ümber kujundada vargtehnoloogia järgi, sest see ei olnud nende lennukikere geomeetriasse algusest peale sisse projekteeritud. See on 4. põlvkonna lennunduse lagi. Sa võid lautaukse katta radarit neelava materjaliga, aga see on ikkagi lautauks. Nüüd muudab 5. põlvkond vargtehnoloogia reegleid täielikult. Esiteks saavutatakse väga madal radari ristlõige juba lennuki kere kujundamise ja materjalide valikuga disaini algfaasis. Lennuk peab radaril paistma peaaegu nähtamatuna juba esimesest joonisest alates. Teiseks on enamikul lennukitel sisemised relvaruumid, et kui lennuk viib lahingusse rakette ja pomme, säiliks madal radari signatuur. Kolmandaks, täiustatud AESA radar, mis töötab madala avastamise tõenäosusega režiimis, tähendab, et see suudab tuvastada vaenlase, minimeerides samal ajal omaenda radari kiirgust, töötades lühikeste sagedushüpetega, mida on äärmiselt raske avastada ja jälgida. Neljandaks, ja võib-olla kõige olulisemaks, on põhimõtte nimega sensorandmete ühendamine. Ehk võime koondada andmeid nii pardal olevatest kui ka pardavälistest anduritest ja esitada piloodile ühtne integreeritud ja selge ülevaade lahinguväljast, selle asemel, et sundida teda vaimselt kokku viima andmeid poolest tosinas eraldi ekraanist. Lõpuks, 5. põlvkonna lennukeid ei loodud töötama üksinda. Nende võrgukeskse koostalitluse võimekus tähendavad, et nad saavad jagada sihtmärkide andmeid omavahel, saada uuendusi teistelt platvormidelt ning toimida side- ja juhtimissõlmena teistele lennukitele laevastikus. Need 5 alustala, manööverdusvõime, kiirus, teadlikkus, arenenud vargstehnoloogia ja ühenduvus, kirjeldavad lühidalt, miks 5. põlvkonna lennukid tekitasid oma kasutuselevõtul nii suuri vapustusi. Ja enamasti on F-22 ja F-35 loodud kõiki neid alustalasid toetama.
Aga Venemaa Su-57 ei täida tegelikult enamiku nõuetest, mis võimaldaksid seda nimetada 5. põlvkonna lennukiks, rääkimata millestki enamast. Selle tõestamiseks alustame vargusest, mis on vaieldamatult kaasaegsete hävitajate ja mitmeotstarbeliste lennukite määrav omadus. Just siin hakkab Su-57 ümberkäiv lugu lagunema. Me ei pea tuginema lääne luurehinnangutele ega NATO analüüsidele. Me saame kasutada Suhoi enda sõnu. Suhoi projekteerimisbüroo enda poolt esitatud patenditaotlustes kirjeldatakse Su-57 kui lennukit, mille esiosa, radari ristlõike pindala, on vahemikus 0,1 kuni 1 ruutmeeter. Aviation Geek Club tõi täpselt välja, mida need numbrid praktikas tähendavad. Mõned lennunduseksperdid väidavad, et radari ristlõike pindala jääb samasse vahemikku kui puhta konfiguratsiooniga FA-18 Super Hornetil või Tomahawk tiibraketil. Ühtegi neist platvormidest pole kunagi reklaamitud kui vargle nõukõlblikku lennukit. Boeing pole kunagi nimetanud Super Hornetit 5. põlvkonna varghävitajaks. Ja ometi väidab Venemaa kroonijuveel endal olevat just sellise radarisignaali. Nüüd võrdle seda F-35-ga. F-35 Lightning II esiosa radari peegelduspindala on umbes 0,001 kuni 0,005 ruutmeetrit, mis on ligikaudu golfipalli suurune. Su-57 enda patent näitab selle radari peegelduspinda kuni 1000 korda suuremana kui F-35L. Lase selle erinevuse ulatusel hetkeks kohale jõuda. Tegelikus lahingus suudaks F-35 radar avastada Su-57 6 kuni 10 korda suuremalt kauguselt, kui Su-57 suudab avastada F-35. Õhuvõitluses juhib lahingut see, kes näeb vaenlast esimesena. Võrreldes F-35-ga lendab Su-57 sisuliselt pimesi lahingusse, teadmata isegi, et see on alanud. Ja õppused kinnitavad seda. USA õhujõud korraldasid tipptasemel lahinguõppused Red Flag 17, kus vastaseks olid kõige keerukamad simuleeritud vastased. Nendel õppustel saavutas F-35 hävitussuhtarvu 21 kaasaegsete 4. põlvkonna hävitajate vastu, keda toetasid AVAX lennukid ja õhutõrjeraketisüsteemid. Aviation Geek Club läheb veelgi kaugemale ja väidab, et F-35 kasuks oli hävitussuhe 81 süsteemide vastu, mis on kõige sarnasemad Su-57 omadele. See on kohutav puudus, kui sul on vaja 28 oma kõige arenenumat hävitajat, et hävitada vaid üks ameeriklaste analoog. Siis on veel potentsiaalne probleem lennuki mootoriga. Su-57 hävitaja kasutab praegu Saturn AL-41 F1 järelpõletiga turboreaktiivmootorit, mis on sisuliselt päritud Su-35-ilt ega olnud kunagi selle disaini jaoks mõeldud lahendus. Eesmärgiks olnud jõuallikas Izdelia 30 ehk AL-51 F1 pidi pakkuma tõelisi 5. põlvkonna jõudlusomadusi, väiksemat infrapunakiirgust, paremat kütusesäästlikkust pidevaks superristeks ning tõukejõuvaru, mis on vajalik tõeliseks manööverdamiseks nendel kiirustel. See mootor on olnud arenduses üle 10 aasta ja jõudis lennukatsetusteni alles 2017 aasta lõpus pärast korduvaid viivitusi. See ei ole siiani masstootmises, mis tähendab, et Venemaal ei ole tehniliselt 5. põlvkonna väärilist mootorit oma lennukipargi jaoks. Lennundusekspert Valeri Romanenko ütles intervjuus Ukraina Uuele Häälele, et Su-57 on veel üks oluline puudus juhtimis- ja kontrollsüsteemidega integreerimisel, viidates sellele, et see pole sugugi lähedal lääne 5. põlvkonna platvormide tasemele. F-35 on sisuliselt lendav andurite sõlm, mis jagab pidevalt andmeid kogu lahinguväljal, edastades sihtmisteavet teistele lennukitele, laevadele ja maavägedele reaalajas. Su-57 võrgupõhised võimed jäävad sellest standardist märkimisväärselt maha. Aga selle lennuki probleem ei seisne ainult vargdisainis, ühenduvuses ega mootoris. Nagu selgub, võib Su-57 olla nii vargse, et lääne meedia ei suuda neid kusagil Venemaa lennubaasides leida. Ja selle põhjuseks on üsna lihtne põhjus. Lihtsalt Su-57-sid polegi eriti palju olemas. Et kujutada ette, kui halb olukord Venemaa jaoks tegelikult on, pead meeles pidama ühte arvu. Ainult Lockheed Martin tarnis 2025 aastal 191 F-35 lennukit. Kui arvestada kõiki lääne hävitajaprogramme, sealhulgas F-35, F-16, F-15EX, Rafale, Typhooni ja Gripeni lennukeid, on NATO ühine tootmismaht umbes 290 lennukit aastas.
Kuid Venemaa kogu hävitajate tootmisbaas suutis 2025 aastal tarnida vaid 33 lennukit ning see number hõlmab kõiki lennukitüüpe, sealhulgas Su-34, Su-35, Su-57 ja Su-30. Prosteki tegevjuht nimetas 2025 aastat rekordiliseks aastaks. Seega paistab rekordiline tootmismaht olevat veidi üle 30 hävitaja aastas. Seda on lihtne seletada, kui mõistad, kui laialdased struktuursed ja infrastruktuurilised probleemid Venemaal oma sõjatööstuskompleksis on. Näiteks Komsomolsk-na-Murais asuv tehas Venemaa Kaug-Idas vastutab samaaegselt nii Su-35 kui ka Su-57 tootmise eest. See tähendab, et tehase piiratud tootmisvõimsus jaguneb 2 programmi vahel, mis konkureerivad sama tootmispinna, sama tööjõu ja sama tarneahela pärast. Ainuüksi selle tehase moderniseerimise hinnanguline maksumus on umbes 1 miljard eurot ehk $1,1 miljardit 5 aasta jooksul, mida Venemaa pole eriti valmis rahastama, kui ta on eelnevad 4 aastat Ukrainas vaevusõda võitnud. Isegi kui Venemaa rahastab moderniseerimist, pole täpselt selge, millal tootmist saab kiirendada ja kui palju. Siis on veel lennuki tootmise inimkapitali kitsaskoht. Venemaa on juba avalikult kurtnud, et sellest on puudus. 400 000 tehnikut ja inseneri sõjatööstuskompleksis. Ja see number pärineb juba 2022 aastast, Ukraina sissetungi esimestest kuudest, kui Venemaal oli veel suhteliselt leebe väkkekutsumise tempo ja kaotuste määr sõjas. Isegi kui Venemaal õnnestub leida piisavalt oskustöölisi ja insenere lennukite ehitamiseks, on mängus veel 2 probleemi. Esiteks seisab Venemaa tsiviillennundustööstus silmitsi sarnase tööjõupuudusega, mis tähendab, et sõjalennukite ja tsiviillennukite tootjad võitlevad sama tööjõu pärast. Veelgi hullem on see, et tsiviillennunduse olukord on veelgi kehvem. 2023 aastal teatasid Venemaa ametnikud, et riik tarnib Vene lennufirmadele 1000 reisilennukit. 2025 aasta lõpu seisuga on neid lennukeid ehitatud vaevu tosin. See puudujääk avaldab tsiviillennukite tööstusele tohutut survet, nii et võib julgelt eeldada, et nad võivad meelitada sõjaväeinsenere enda poole. Aga teiseks, ja võib-olla isegi olulisemalt, isegi kui on keegi, kes lennuki ehitab, ei pruugi olla kedagi, kes seda lennutaks. Sõltumatu tehnilise analüüsi kohaselt kulub tehniku väljaõppeks umbes 3000 tundi harjutamist, et ta suudaks töötada lennuki täiustatud elektroonika ja avioonikassüsteemidega. Seda tüüpi väljaõpet on peaaegu võimatu läbi viia, kui riik on tegelikus sõjas. Venemaal tuleb selle kasutuselevõttu kiirendada, kui ta üldse loodab tulevikus rohkem Su-57-sid lennutada. Ja sanktsioonid on kõiki neid probleeme veelgi süvendanud. Enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse tugines Venemaa tugevalt lääne päritolu lennunduselektroonikale, mikroelektroonikale ja täppistootmisseadmetele. Need tarneahelad on nüüd katkenud. 2023 aastaks tuli umbes 90% Venemaa mikroelektroonikast Hiinast. Kuid need komponendid ei ole alati samaväärsed lääne osadega, mida nad asendavad ning mis jõudsid kohale kolmandate osapoolte kaudu oluliselt kõrgema hinnaga. Mõju on näha hävitajate arvudes. Su-34 tootmine kasvas 2022 aasta 9 lennukilt 2023 aastal 11-ni, samas kui 2025 aasta eesmärk on 17. Su-35 puhul tellis Venemaa 2024 aastal 15, kuid suutis tarnida vaid 12. Võrrelge seda Venemaa tankide, droonide ja suurtükimürskude tootmise kasvuga, mis on pärast sissetungi suurenenud 2–10-kordselt. See kontrast paljastab midagi olulist. Masstoodanguna toodetavaid laskemoona ja soomukeid saab olemasoleva nõukogudeaegse tööstusliku infrastruktuuriga kiiresti suurendada. Hävituslennukeid ei saa nii lihtsalt toota. Need vajavad täppiskomponente, mis on valmistatud väga kitsaste tolerantsidega ja iga tarneahela häire mõjutab kogu kokkupaneku protsessi. Olukord muutus nii tõsiseks, et Venemaa üritas väidetavalt tagasi osta sõjalise kvaliteediga elektroonika komponente, mida ta oli varem Indiale ja Myanmarile tarninud. See tähendaks, et Venemaa võtaks osi ekspordisaadetistest, et varustada oma enda kodumaiseid tootmisliine. See tähendab sisuliselt seda, et Venemaa ohverdab oma enda rahvusvahelised suhted, et pinnal püsida. Ja kogu selle juures saab Su-57 tegelikult ainult need riismed, mis jäävad üle pärast seda, kui Su-34 ja Su-35 tootmisliinid on oma osa saanud. 2025 aastal tähendas see kogu aasta jooksul vaid 2 Su-57 tarnet Venemaa õhujõududele. Aga enne kui edasi läheme, veendu, et oled tellinud The Military Show kanali.
me postitame iga päev uudiseid ja põhjalikke analüüse, et sa oleksid kursis. Nüüd tagasi Su-57 juurde. Lisaks tarneahela ja stealth-tehnoloogia probleemidele on veel üks võimalik takistus, millest Venemaa ei pruugi üle saada. Pole kedagi, kes seda lennukit ostaks ja võimaldaks Venemaal rohkem müües kasumit teenida. See viitab samuti Ukraina sõjale, kuid selle juured ulatuvad palju sügavamale. Aastakümneid olid Vene relvaekspordid geopoliitiliseks ankruks, mis eraldasid läänt idast, kapitaliste sotsialistlikust maailmast. Sellised riigid nagu India, Egiptus, Alžeeria ja Vietnam rajasid kogu oma õhuväe Vene tehnikale. Venemaa oli nende tarnija, hoolduspartner ja moderniseerimise kanal. Ja need suhted on kokku varisemas. Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi andmetel langesid Venemaa relvaekspordid 53% võrra 5-aastaste perioodide 2014, 2018 ja 2019-2023 vahel. 2019. aastal eksportis Venemaa suuremaid relvi 31 riiki. 2023 aastaks oli see number langenud 12 nii. Üksikute riikide andmed on veelgi kahjulikumad. Venemaa eksport Indiasse langes 34%, Egiptusesse 54% ja Vietnamisse koguni 91%. Need numbrid ei ole ainult lääne sanktsioonide surve tulemus. Potentsiaalsed kliendid näevad, et Venemaa ei edene sõjas, mille ta ise alustas. Ja nad kõhklevad sama või enamasti isegi halvema varustuse ostmisel, sest enamik ekspordiversioone on suhteliselt nõrgemad kui kodumaised mudelid. Kas selleks, et hoida sõjasaladusi? Aga praegu on Venemaa probleemiks just need kaks suurt tegijat. India ja Hiina moodustasid aastatel 2020 kuni 2024 kokku 55% Venemaa relvaekspordist. Mõlemad otsivad nüüd alternatiive. India on tühistanud hanked, viivitanud maksetega ning plaanib aktiivselt oma olemasolevaid Venemaale ehitatud lennukeid uuendada ilma Venemaa osaluseta, lõigates Moskva täielikult hooldus- ja uuendustuludest välja. See muutus on jätnud ruumi uuele tarnijale. Hiina on astunud sisse, et täita Venemaa poolt jäetud tühimikku, pakkudes odavamaid platvorme, minimaalseid poliitilisi tingimusi ja atraktiivseid kaubanduspakette. Peking täidab agressiivselt turgu, mille Venemaa on hüljanud. Koos Pakistaniga välja töötatud JF-17 Thunder on leidnud ostjaid kogu arengumaailmas. J-10C äratab tõsist huvi riikides, mis varem oleksid eelistanud Venemaa valikut. Ja seda dünaamikat tugevdab ka Ukraina sõda ise, kus Venemaa õhuväe piiranguid on kogu maailmale reaalajas näidatud. Riigid, mis varem talusid Venemaa tarneviivitusi ja võimekuse puudujääke, kuna elujõulist alternatiivi polnud, avastavad nüüd, et alternatiivid on olemas ning Hiina hoolitseb selle eest, et nad sellest ka teaksid. Selle valguses oli Su-57 ekspordiprogramm sisuliselt läbi enne, kui see üldse algas. Alžeeria sai 14 tellitud lennukist kätte vaid 2. India loobus ühisarendusprojektist 2018. aastal, tuues põhjuseks kulud ja võimekuse puudujäägid. Aga kuidas on lood Ukrainaga? Kindlasti näitavad Su-57 päris rindel end Venemaa õhujõudude kõige arenenumate ja võimsamatena. Tegelikult on vastukaja olnud parimal juhul leige. Enamiku maailma sõjaanalüütikute hinnangul ei suutnud Venemaa Ukrainas õhuülekaalu saavutada. Ülesanne, mis peaks olema naeruväärselt lihtne, kui vastane kasutab samu lennukeid, lihtsalt ühe põlvkonna võrra vanemaid ja kehvemas seisukorras. Ukraina müüs isegi osa oma lennukitest Venemaale tagasi, et 1999. aastal katta osa oma energiavõlgadest. Ei, Su-57 on vaidlustatud õhuruumis toimunud sisulistest operatsioonidest silmatorkavalt eemale jäänud. Endine EA-18 Crawleri piloot Adam DeMude tõi näiteks Iisraeli rünnakud Iraani õhutõrje vastu. Need viidi läbi F-35I-de poolt paari päeva jooksul ning Iisraeli lennukid naasid peaaegu kahjustusteta. Need olid eeskujuks sellele, milline näeb tõelise vargastehnoloogiaga õhuvõimsus praktikas välja. Tema sõnul võiks NATO läbi viia samu missioone Venemaa õhutõrje vastu ning järgnevad lennud ei kohtaks olulist vastupanu. Aga Venemaa ei suuda seda teha Ukrainas, riigis, millel on vaid murdosa NATO eelarvest ja õhutõrjevõimekusest. Ja selle väidetav 5. põlvkonna lipulaev on suure osa sõjast veetnud tiibrakettide ja juhitamata liuppommide tulistamisega sügavalt Venemaa õhuruumist, selle asemel, et võidelda rindejoone kohal õhuülekaalu pärast. Ja kogu selle kõige juures jätkab Moskva keerutamist.
UAC, Venemaa riiklik lennundusagentuur ja TASS teatasid, et uuendatud Su-57 võiks saada maailma esimeseks 6. põlvkonna teenistuses olevaks lennukiks. Viktor Bondarev, Venemaa õhu- ja kosmosejõudude endine ülem ja nüüd Föderatsiooni Nõukogu kaitse- ja julgeolekukomitee esimees, andis ametliku avalduse, nimetades seda parimaks vargtehnoloogiliste omaduste poolest, ühendades endas kõik parima, mis tänapäeva lennundusteaduses saadaval on. See on mees, kes kirjeldab lennukit, mille tootja patent kinnitab, et selle radari ristlõige on nagu tiibraketi oma. See näitab lihtsalt, kui kaugele ulatub Vene propaganda, kui nad otsustavad sisuliselt 4. põlvkonna hävituslennuki ümber nimetada tulevikukindlaks 6. põlvkonna hävitajaks, mille sarnast pole isegi USA veel tegelikult ehitanud. Nii et ei, Su-57 Felon ei ole mingi kroonijuvel. See on sümbol sellest, mis juhtub, kui külma sõja aegsetele alustele rajatud sõjatööstuskompleks üritab konkureerida 21. sajandi lääne lennundustehnikaga. Samas püüdes samal ajal taluda sanktsioonide šokki, vähenenud tootmisvõimsust ja kurnamissõda, mis neelab ressursse, mida pole võimalik asendada. Venemaal on pärast aastatepikkust tootmist kasutusel vähem kui 35 Su-57 hävitajat. Sellel lennukil on vaid üks ekspordiklient, kes on mõne aasta jooksul saanud ainult 2 lennukit. Selle mootorid on ajakavast 10 aastat maas. Selle vargvõimekus on dokumenteeritud olevat 1000 korda kehvem kui lennukil, millega ta pidi konkureerima. Varasemad ostjad loobuvad ja Hiina meelitab neid juba enda poole. Aga Su-57 on alles Venemaa õhujõudude lagunemise algus. Et selle kohta rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli The Military Show kanal, et saada iga päev uudiseid ülemaailmse sõjanduse ja geopoliitika teemadel.